Pea meeles seda moslemi linna, mida nad üritavad Texasesse ehitada, et katsetada, kuidas nad Ameerika üle võtavad pärast seda, kui nad on Euroopas juba edukalt hakkama saanud. Igatahes, meil on väike uuendus Glenn Beckilt kõige kohta, mis seal toimub, sest nagu võite ette kujutada, on see natuke muret tekitav. Igatahes, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen Meira ka, kindlasti vajutage tellimisnuppu. Võib-olla olete märganud, et pikemad videod on praegu tõesti raskustes võrreldus lühikeste klippidega, kuid ainult pikkade videote kaudu saab tegelikult harida ja informeerida. Nii et kui sa usud, et peaks toetama loojaid, kes päriselt räägivad olulistest asjadest, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu ja üldiselt suhtle rohkem pikema sisuga. Igatahes, vaatame Glenn Becki ja värskendust selle kohta, kuidas Texase islamistid Ameerikat üle võtavad. Räägi mulle kõigepealt, mis toimub selle Epic City asjaga, The Meadows. Ja, see grupp, kuidas iganes nad nimetavad, nad kutsuvad end Community Calyx, algselt tuntud kui Epic City, moslemite elamuarendus. Tegelikult minu maakonnas, seal kus sa varem elasid, Colliini maakonnas. Ja nad kaebasid Texase tööhõivekomisjoni kohtusse, väites, et tööhõivekomisjon oli teatud tingimustega nõustunud, kuid enam ei olnud. Epic ei rikkunud enam õiglase eluaseme seadusi. Kahjuks esitati Epici vastu veel kaebusi ja tööhõivekomisjon leidis veel rikkumisi. Ja siis alustas Hood. Muide, see ongi see, mida nad teevad. Nad esitavad pidevalt kaebusi, ikka ja jälle, püüdes oma õigusi tagasi saada, püüdes jõuda tagasi põhiseaduslike õigusteni. Ja selles on palju õiguspärasust, sest Ameerika püüab kaitsta usuvabadusi nii palju kui võimalik. Siin on aga küsimus, mida me kõik peame endalt ikka ja jälle küsima. Millal, kui sul on poliitiline agenda, mis esineb religioosse agendana, millal me hakkame ütlema, et see ei ole enam usuvabadus, vaid poliitiline ülevõtmine? See on ilmselgelt küsimus, millele on keeruline vastata, sest siis võiks hakata igas suunas vaidlema. See pole tegelikult religioosne liikumine, vaid poliitiline liikumine ja loomulikult kasutatakse seda juutide vastu, seda kasutatakse kristlaste vastu, seda kasutatakse kõigi vastu. Aga kui sul on tõesti olemas inimrühm, miljoneid, kui mitte miljardeid inimesi, kes avalikult kuulutavad, et just see ongi nende kavatsus, siis võib-olla tuleks midagi ette võtta. Aga jällegi just õiguslikul lahinguväljalt nad sageli võidavadki ja sellepärast ongi see nii suur asi. Uurivad. Ja nad vaatavad nüüd kogu seda Epic City olukorda üle. Ja siis muidugi sa tead, kuidas asjad on Austinis, Texases. Meil on liberaalne kohtunik Amy Clark, kes tuleb ja ütleb, ei, te peate selle kokkuleppega edasi minema hoolimata nendest rikkumistest. Te peate lubama neil Epicul oma arendusega edasi minna. Nii et me kaebasime edasi, millest te rääkisite, need väikesed juriidilise maailma peensused. Meie apellatsioon peatab kohtumääruse jõustumise seni, kuni see apellatsioon on lahendatud. Hea asi on see, et see on 15. ringkonna kohus. Milliseid rikkumisi te näete? Rikkumised määrab tegelikult tööjõukomisjon ja esialgsed rikkumised väidetavalt lahendati ära. Aga probleem on selles, et on esitatud uusi kaebusi ja ma ei tea, mis need uued kaebused on. Ma tean lihtsalt, et inimesed on esitanud kaebusi Texase tööjõukomisjonile, nad uurivad nüüd neid kaebusi ja ka Hood uurib asja. Nii et Texase tööjõukomisjon ei taha selle kokkuleppega edasi minna, kui on veel lahendamata rikkumisi, mida Epic pole lahendanud. Nii et Ken, nende inimeste jaoks, kes ei tea, ma mõtlen, Texases on palju inimesi, kes lihtsalt ei saa sellest aru. Kogu Texase kultuur on kadumas ja Texas on islamistliku liikumise peamine sihtmärk. Ma mõtlen, just nii tekivad keelutsoonid linnades üle kogu maailma. See ongi täpselt nii. Texases saab epitsenter, kus nad proovivad islami ülevõtmist katsetada. Samamoodi nagu Mamdani on katse, on ka see katse ja sellega tulebki nii tegeleda. Selgita seda kellelegi, kes tegelikult ei pööra tähelepanu sellele, mis sinu probleem on või mida inimesed tegelikult kardavad. Jah, ma arvan, et see on huvitav, sest tundub, et see on olnud juba läbi, tead, see algas üsna aeglaselt. Nüüd on üha rohkem selliseid arendusi, mis on ainult moslemitele ja väidetavalt kehtib seal šiia õigus. No tead, ilmselgelt on inimestel õigus kummarduda nii, nagu nad soovivad, aga neil ei ole õigust omada oma seadusi.
ja üks põhjusi, miks me kaebasime Epiku kohtusse eraldi sellest tööjõukomisjoni küsimusest, oli see, et me tundsime, et nad rikuvad meie osariigi ja föderaalseid väärtpaberiseadusi. Ja me arvame, et on ka teisi küsimusi, mis puudutavad seda, kuidas nad tehingud struktureerivad, mis on ebaseaduslikud. Ja me oleme kindlad, et nad rikkusid eluasemealase võrdse kohtlemise seadusi, mida meie tegelikult ei saa jõustada, vähemalt mitte föderaalseid. Aga tead, kui sa kavatsed meie riigis elada, pead sa järgima meie osariigi ja föderaalseid seadusi ning pead järgima meie põhiseadust. Sa ei saa luua oma väikest kogukonda ja siis otsustada, et hakkad kehtestama omaenda seadusi, mis on eraldi ja erinevad riigi seadustest. Ja just see ongi praegu toimumas. Miks nad on nii pühendunud nii suure moslemi kogukonna rajamisele, eriti Texases? Kui palju selliseid arendusi on? Ja miks on Texas nii suur sihtmärk? No, vaata, ma mõtlen, ma ei tea, aga võib ainult oletada, et see on üsna oluline osariik. Kui see ei jää tugevaks, kui see ei jää tõeliselt konservatiivseks, kui see ei jää vabariiklaste osariigiks, siis kogu riik kannatab selle tõttu. Ja võib-olla, tead, me ei pruugi enam kunagi valida vabariiklaste enamusega kongressi või vabariiklasest presidenti. Muide, see ongi strateegia, eks. Me oleme rääkinud sellest strateegiast immigratsiooni vaatenurgast. Nad suruvad peale ICE-vastaseid seisukohti. Nad suruvad seda agendat, et tuua sisse palju inimesi, kes hääletaksid vasakpoolsete poolt. Sest see on väga lihtne. Islamistid teavad, et vabariiklaste vastu pole neil mingit võimalust. Neil lihtsalt pole mingit võimalust, sest vabariiklased näevad nende plaanidest kohe läbi, aga demokraadid on sellesse täielikult sisse langenud. Seetõttu ongi see agenda selline. Teeme nii, et demokraadid võidaksid alati igal valimistel. Kuidas me seda teeme? Esiteks me manipuleerime neid, eks ole, nii et nad arvavad, et nad seisavad silmitsi maailma kõige hullemaga. Nad peavad kindlasti valima minema. Teiseks, me survestame neid toetama ebaseaduslikku immigratsiooni, et nad tooksid sisse ebaseaduslikke immigrante, kes ilmselgelt hääletavad demokraatide poolt, sest need ei plaani neid välja saata, aga ka vabariiklaste vastu, kes kindlasti saadaksid. Ja kolmandaks, me võtame üle võtmeosariigid, mis on alati olnud vabariiklaste käes, et tagada demokraatide pidev võimulolek. Seega saame me Ameerika üle võtta. See on islamistlik mõtteviis, mille tõttu nad alustasid Texasega, kui nad suudavad vabariiklaste tugipunkti üle võtta, sest iga inimene väljaspool Ameerikat teab, et Texas kuulub vabariiklastele. Kõik saavad sellest aru ja tunnevad nii. Seega, kui me suudame Texase üle võtta, suudame kõige üle võtta. See on nii lihtne strateegia, kui sa sellest aru saad. Nad tahavad erakordselt ajupestud inimesi, kes langevad teatud retoorika ohvriks. Nad tahavad, et sisse tuleks palju immigrante, kes hääletavad ainult nende poolt, kes neid välja ei viska. Ja nad tahavad võtta üle need osariigid, mis on vabariiklaste võidu jaoks võtmetähtsusega. Lihtne, tehtud, kerge. Ma ei saa aru, miks inimesed sellest aru ei saa. Ja just sellepärast näete praegu Texases seda tahtlikku tegevust. Ja loomulikult mõjutab see ka ülemkohut, nii et kõik valitsusharud on siis ühe partei kontrolli all, mis minu arvates ongi siin lõppeesmärk. Lõppeesmärk, olgu siis nende arengute või lihtsalt üldiselt selle riigi progressiivse liikumise kaudu, on luua ühe parteisüsteem, kus valimised on võltsitud, aga keegi ei ütle, et need on võltsitud. Need on lihtsalt võltsitud posti teel hääletamise, ebaseadusliku hääletamise ja fototõendi puudumise kaudu. Kõik need asjad, mille vastu me püüame võidelda Save America Acti abil. Ja see jätab mulje, nagu meil oleksid ausad valimised. Lõppkokkuvõttes tahavad demokraadid ja progressiivsed jõud ühe partei riiki, kus enamik valimisi on võltsitud, aga nad ei ütle kunagi, et need on võltsitud. Ja nad juhivad valitsust läbi mõne inimese. Just seda nad tahavadki. Ja Täpselt nii see toimubki. see ongi täpselt see, mida nad tahavad ja jällegi nad ei püüa seda võltsida süsteemidesse ja infrastruktuuri häkkides, sest seda oleks võimalik jälgida. Nad püüavad seda võltsida, muutes demograafiat nii, et see vastaks nende poliitilistele vajadustele. Viiks Inglismaal. Ja tead, see ongi see, mis Inglismaal ja kõikjal toimub. Euroopas ja sellest on saamas tõsine probleem. Ma rääkisin Piers Morganiga ja ta ütles lihtsalt, et siin pole mingit tõelist probleemi. Et miks kõik kogu aeg moslemeid välja toovad? Ma ei usu, et keegi moslemeid välja toob. Sa tood välja islamiste. Hiljutise küsitluse kohaselt Euroopas ütles 48% neist sisserändajatest, et nad tahavad šariaadi seadust Euroopas. Et see on nende eesmärk, kehtestada šariaadi seadus.
ja see on ka nende eesmärk Ameerikas. Šariaadi seaduse kehtestamine kõikjal, kus võimalik, sest see on nende usuline veendumus. See taandub lihtsalt sellele, et mõista, mida nende religioon neile ütleb ja kui nad sellest kinni peavad, siis me teame, et nad peavad sellest kinni. Oleme seda näinud igal pool. Nad tahavad Euroopat üle võtta ja neil on see õnnestunud ning nad nägid, et see mõtteviis töötab. Nad saavad enda poolele nõrgemad inimesed, vasakpoolsed inimesed, need, kes ei mõista, et vaenlane tuleb neid infiltreerima, et nad hakkaksid vaenlast toetama. Vasakpoolseid nõrgemaks nimetada ei ole päris õige ja ma lihtsalt tahan seda parandada. Asi on selles, et nad saavad aru, et neid on lihtsam aju pesta nende agendadega, mis keskenduvad teiste inimeste eest hoolitsemisele. Just nii see kõik kokku pakitaksegi. Usuvabadused ja sisserändajate õigused, see kõik on viis, kuidas nad ülevõtmise ära maskeerivad. See on uskumatu turundus. See on geniaalne, aga see on süsteem, mida nad on rakendanud mitmes kohas. Meie ülesanne on see ära tunda ja täpselt sellisena välja tuua, nagu see on. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.